Tere hommikust kõigile! Oleme siis selleaastasel teisel Akadeemia Ampsude veebiseminaril. Mul on suur hea meel, et te kõik siia kohale olete jõudnud. Ja sellel aastal siis oli meil 2 Akadeemia Ampsude veebiseminari plaanis ja üks oli siis täpselt 6 aega tagasi, 30. aprillil. Ja täna siis leiab aset selle aasta teine veebiseminar. Mina olen Liis Süsmalainen Haridus- ja Noorteametist ja vean siis tänast kohtumist. Ja kui kellelgi on küsimusi või muresid, siis mina või Margit Rammo, kes siin taustal ka on, saab abiks olla, et andke kindlasti märku. Ja tänast seminari on siis oodatud kuulama kõik, kes karjääriteemastest ja rahvusvahelisest õpirändest huvitatud on ja seda kohtumist on ka võimalik järele vaadata, sellepärast ka salvestame kohtumist ja teeme selle hiljem siis järele vaadatavaks. Põgusalt siis jagan ka tausta, mis akadeemia õpiränne siis oma olemuselt on. Juba aastast 1992 on siis Euroopa Euroguidance keskused tegelenud karjääriteenuste osutajate õpirändega ja sellest siis suurim ongi akadeemia õpiränne, millest Eestil on olla suur rõõm osa. Ja siis see toobki meieni võimaluse siis erinevate hariduse, tööturu ja karjääriteenustega tutvuda üle terve Euroopa. Ja 2025. aasta kevadel on siis 16 riiki ja programmi seda suurepärast võimalust pakkunud. Ja tänane päevakava on siis selline, et alustame põgusa sissejuhatusega, mis meil juba praegu toimub. Siis räägivad Anna Roberts ja Monika Sutrop Rumeenia õpirändest. Siis Anastasia räägib oma Iirimaa kogemusest ja Olga räägib oma Prantsusmaa Dioni kogemusest. Pärast saab selgitada, kas Dion hääldasin õigesti või ei, ta juba kindlasti teab. Ja siis mina räägin omalt poolt oma Norra õpirände kogemusest. Ja kella 12 peaksime olema kenasti lõpetanud. Ja väikesed kokkulepped ka, siis nii nagu ma juba välja tõin, siis salvestame tänase kohtumise, et see oleks hiljem järele vaadatav. Ja kaamerad, kui võimalik, siis hoidke sees. Olge uudishimulikud, küsige. Julgelt võite, ma annan iga selle ettekande lõpus ka sellise väikese aja, et saate oma küsimuse esitada, täitsa võite kaamera sisse lülitada, kui see ei ole sees ja oma häälega küsida, aga kui seda soovi ei ole, siis vestlusaknasse võite ka panna ja me püüame siis sealt ka jälgida. Ja põhimõtteliselt ongi aeg minna teele esimese kogemuse jagamisega. Ja see tuleb meil Rumeeniast. Anna ja Monika, palun, võite oma ettekannet jagada. Tere veel kord, me Monikaga leppisime kokku, et mina alustan kuiva jutuga ja Monika pärast teeb meelelahutust. Aga mina ikkagi püüan natuke vahepeal ka nalja visata, et liiga kuivaks ei läheks, aga vaatame. Kohe ma panen oma slaidid ette. Mina näen, ma loodan, et teised ka. Nii. Andke märku teised, keegi teistest. Aha, super. Nii, oleme siis käinud Monikaga Rumeenias, olime seal 5 päeva olnud. Siin on väike Rumeenia kaart, mida ma pildistasin Euroguidance'i kontoris, mis oli seina peal neil, et jah, ma ei hakanud internetist tõmbama, kuna ise tegin pilti. Ja nagu ma lubasin, alustan kuivalt. Siin on siis paremalt pool väike pilt, mis on tehtud päris pildist AI abil, kuna meil teemaks oli tehnoloogia AI, seal üleval on see teema kirjas. Ta sõnastus võib olla selline natukene imelik. Võib-olla ma taustaks räägin veel nii palju, et me kõik olime seal nii-öelda avastajad, et see ei olnud... Ma enne ei ole kunagi käinud akadeemias, aga ma olen vaadanud need teiste
akadeemikute kogemusi ja mulle tundub, et meie selle rändevisiidi erinevus oli selles, et tegelikult seal mitte keegi ei teadnud mitte midagi ja me nagu päriselt meil ei olnud nagu väga palju jagada, sest see tehnoloogia muutub nii kiiresti, et seal olid pigem sellised mõtted, et me kõik areneme samal ajal, ehk siis see oli rohkem selline ajurünnakulaadi asi, et mul ei ole väga meetodeid teile nüüd praegu pakkuda, aga räägin, ja sellepärast mina nagu oma muljetest räägin pigem sellisest võib-olla natukene filosoofilisest vaatenurkast, et vaatame, kuidas see teile istub. Siia ma panin nimekirja kõikidest nendest asutustest, mida me oleme külastanud, et te näeksite, kui tihe see reis oli, tegelikult väga palju jooksmist ja väga palju liikumist ühest kohast teise. Oleks võinud rohkem olla arutelu kohta jällegi, aga kohalikud tahtsid ikkagi anda meile kõige nagu sellise intensiivsema kogemuse, see neil õnnestus. Alustasime me sellest Tšemibrae, kuidas nad loevad selle akronüümi seal, see on siis kohalik asutus, mis teostab karjääriteenuseid ja Rumeenias, ma väga lühidalt räägin, Rumeenias on see karjääriteenus, ei ole omaette teenus, seal on neid spetsialiste on väga vähe ja nemad teostavad koolides ka lisaks selle karjäärinõustamisele. Karjäärinõustamine on ainult väike osa. Lisaks sellele nad tegelevad igasuguste konfliktide lahendamistega, mingisuguste problemaatilise sotsiaaltööd teevad ja nii edasi. Ja numbriliselt võib-olla öelda, et neil on tavaliselt niimoodi, et ühel nõustajal on võib-olla üks kool, aga see kool võib olla 2500 noort ja nad töötavad alasest esimesest klassist, lahendades kõiki nende probleemi. Ehk siis seal kõlas kogu aeg terve selle nädala jooksul, et ressursse on vähe, kõik on võimatu ja päriselt raha on vähe, prioriteet ei ole paigas ja selles mõttes see töö, mida nad teevad, on väga koormav võrreldes näiteks, kuidas meil asjad siin Eestis on. Nagu kõik, kes rändavad, tavaliselt tulevad tagasi üks mõte kindlasti, et Eestis on asjad nii hästi, et mina sain ka seda tunda. Siis me käisime 2 ülikoolis, kõigepealt eraülikoolis, kus me räägiti, kuidas nad siis tehnoloogiaga mitte toime tulevad, mida nad teevad. Näha oli ka, et see personal seal on, generatsioon on suht vana, ehk siis kuidas päriselt need seal lood tehnoloogiaga on, ei tea, aga eraülikoolis oli labor, kus oli robot, pärast näitan teile ka pilti sellest. Et kui ressursse on, siis nad ikkagi investeerivad, sest Rumeenias see inseneeria üldse on väga kõrgel tasemel tegelikult. Siis me käisime, viimasel päeval me käisime Bukaresti ülikoolis, kus me rääkisime karjäärinõustega, võib-olla Monika saab sellest natukene rohkem jagada. Seal üks asi, mis jäi meelde, on see, et Rumeenias on selline süsteem, et sa saad ühe taseme hariduse tasuta omandada ainult üks kord. Ehk siis, kui sa astusid sisse, olgu see siis kutsekool, ülikool või magistratuur, mis iganes, sa saad selle ainult ühe korra tasuta teha. Ehk siis, kui sa kukud välja, siis edasi sa pead maksma. Et siis näiteks, kui sa läksid ülikooli ja siis sul see valdkond ei meeldi, ei sobi, vale valik oli tehtud, siis sul tegelikult väga palju võimalusi ei ole. Sa pead maksma ja pärast magistrisse sa võid uuesti tasuta minna. Ja neil on tegelikult päris kõrge see drop-out rate, nagu nad nimetavad, kuni 40% esimese aastaga. Et see süsteem neil väga ei toimi ja nad püüavad seda nii-öelda kuidagi mõjutada. Siis me käisime veel ühes kohas, kust see pilt oligi tehtud, Smart Lab ja võib-olla
See on eraettevõte, aga nad on saanud rahastuse, neil on seal igasugused robotid, mida nad nüüd mitte leiutavad, vaid integreeruvad 800 kooli, ühesõnaga on selle programmi sees, et 800 kooli saavad endale nende Smart Labi roboteid, mille alusel õpetajad saavad erinevaid aineid õpetada. Võib-olla ma vaatan nüüd aja peale, et ma tahan ikkagi rohkem rääkida, väga detailidesse siia ei lähe. Nii, siin on need mõned pildid, see on siis see parem üleval see pilt, millest see AI on teinud selle mõnusa pildi. Vasakul üleval ongi need robotid, mille abil näiteks nad saavad füüsikatundidel näidata seda inertsi seadused, et need robotid niimoodi sõidavad ja siis peatuvad ja siis pall kukub sealt alla ja siis lapsed saavad aru, et see on siis see inerts töötab päris elus niimoodi. Ja siis on mõned pildid veel. Rääkisime ka meie asjadest, et meil oli seal tegelikult väga vähe aega kogemuste jagamiseks, et peal oli pigem sellised asutuste külastused, aga natukene saime küll rääkida, näitasime meie karjäärilehte ja oskuste kompassi ja veel igasugust ja siis oleks hea tegelikult, et kui Oska paneks mingisuguse AI oskuste kompassi taha ja siis me oleksime kõikide ees väga mõnusasti, sest meil see ressurss on olemas. Ja siis mõned pildid meie grupist. See keskmine alumine pilt, kus ma niimoodi uhkelt istun, see on tegelikult õpetajate tuba seal selles eraülikoolis. Ja see oli ka selline kontrast, et seal ühe koridoris vasakul on tudengite kafe ja paremal on õpetajate tuba, mis nagu võtmega peab kinni, et sinna niisama keegi ei saa, et õpilaste tuba on selline pigem siuke telliskivi kvartali stiilis, siuke tagasihoidlik ja siis lähed õpetajate tuppa ja seal on nagu lossi moodi kaunistus, ja kultuurilised erinevused. Nii, ja siin on need mõtted, mida ma olen kokku pannud, siin on võib-olla väga palju teksti, aga ma küsin niimoodi, kes teab, mis pilt siin paremal pool on? Keegi julge? Mingi trükipress või? Täpselt. Trükipress. Arvake ära, miks ma panin selle pilti siia? No paber ikka toetab digitaalsust. Mul ei saa ainult digi. Mina mõtlesin selle peale niimoodi, sest meie käisime seal Rumeenia vanimas koolis ja seal oligi see trükipress ja sellist ühiskondlikku evolutsiooni, mida tekitas trükipress, tegelikult AI, me oleme praegu tegelikult samas seisus. Et see evolutsioon, mis toimub, me ei saa seda enam peatuda ja siin on mõned mõjud, mida ma panin siia kirja. Teadmiste demokratiseerimine, see on täpselt sama, mis juhtuski selle trükipressiga, kui enne inimesed rääkisid lugusid, aga siis sai võimalik suuremas koguses, eks ju, neid raamatuid lugeda ja samamoodi nüüd AI tõstab seda kättesaadavust ja Eestis võib-olla see ei ole nii suur, sest me päris digitaliseeritud ühiskond, aga Rumeenias, kus need väiksed kohad kuskil geograafilist ei ole kättesaadavad ja nii edasi, raha ei ole, et internetiühenduse nagu kaugusel see tegelikult annab võimalusi nendele, kellel on see ebavõrdsust natukene tasakaalustada. Analüüsi tugi, see pigem räägib sellele, et jällegi, kui ressurssi on vähe, see annab võimaluse personaliseerida ja seda, mida nõustaja ise ei jõua teha, siis klient tegelikult saaks iseseisvalt ja samamoodi koos nõustajaga see analüüs on võimendatud nii-öelda. Ja muidugi mitmekeelsus, et see käib kogu maailma kohta, eks ju, et see väga-väga toetab erinevate rühmadeni jõudmist. No ja siis ohud ja vastutust, kõik oleme nõustajad, kõige seal ka, kõik oleme inimesed, kõigile meeldib suhelda ja kõik teavad, kui tähtis see on, et arvuti ei taha keegi istuda ja nii edasi, et siis inimkontakti vähenemine üks väljakutsetest
et võiksime vaadata rohkem, kuidas seda inimkontakti muuta kvaliteetsemaks selleks, et see nii-öelda sealt taga ei kaoks. Muidugi privaatsus ja turvariskid, ma jälle ei ole siin väga selles mõttes ekspert, filosoofilisest mõistest ma saan aru, kuidas see tehniliselt käib ja on arenguruumi. Ja teine pool on ka ülevõimetamine, et usaldusprobleemid, et eriti noor generatsioon võib-olla liiga palju usaldavad ja kuna neil endal seda kriitilist mõtlemist võib-olla arenenud ei ole veel, siis see on ka see koht, mille peale me võiksime nagu tähelepanu pöörata. Et nii nagu jällegi trükipressi puhul see ei olnud ainult raamatud ja seal oli ka propaganda trükitud, eks ju, ja kasutatud ja kuritarvitatud ja nii edasi ja samamoodi AI puhul on see, et selles mõttes mulle tundus, et see analoogne periood, mida me elame üle. Nii, siin on mõned lühikesed asjad, mida ma tahan rääkida praktiliselt. Ja see keskel ongi see sama labor, kus me käisime ja seal on üks koer ja kõik naersid selle koera üle, sellepärast, et just päev enne ma tegin neile nalja, et kuidas tuleviku tehas välja näeb. Tuleviku tehases töötavad robotid, väga hästi palju roboteid, üks inimene, üks koer. Milleks seal koera vaja on? No selleks, et inimesel oleks millegiga tegeleda, et ta nuppudele ei vajutaks liiga. Ja siis me tuleme sinna Smart laborisse järgmine päev ja seal ka töötab koer. Mis eesmärgiga ei tea, aga et see nii oli. Ja mida ma veel tahan näidata, me käisime ühes koolis. Vasakul pool on see pilt, kus olid noored, 19. klass, hästi tublid noored ja need käed on ühe poisi käed, kes osaleb, mis on see võistlus, Monika, aita mind. Olümpiaadidel ja ta on mingi rahvusvahelisel olümpiaadil osaleb ja ta leiutas või tegi valmis ühe äpi, millega ta siis osaleb ja ta näitas mulle, kuidas see välja näeb. See näeb välja niimoodi, et see on meditsiiniga seotud äpp, kus sa saad panna oma sümptomid, näiteks ta näitas mulle, et see AI-ga võimendatud, paned näiteks mul valutab pea, siis see küsib, kaua on sul see valutanud, mis on see valu tugevus ja nii edasi. Ja siis ütleb, antud juhul ütles, et need valikud, mida me siin vastasime temaga, ta ütles, et okei, olukord on kriitiline, sa pead arsti juurde minema, kas sa tahad, ma broneerin sulle arsti, siis ta annab välja selle arstide andmebaasi ja broneerib kohe selle vastuvõttu. 19. klass. Ja samal ajal on siis need täiskasvanud, kes tahavad koolitusi AI teemal, kes tahavad regulatsiooni sellepärast, et läheb käest ära ja nii edasi. Ja minu jaoks see külastus oli nii jällegi Rumeenia kontrastide riik ja seal oli just seesama kontrast, et need noored, kellel on väga palju potentsiaali, kes oskavad juba kõiki ja näevad ja loovad ja siis need nii-öelda vanevad täiskasvanud, mina kaasa arvates, kes püüab need mingisuguste raamidesse panna. Et see on see, kuidas me võiksime selle peale nagu mõelda, et toetada need pigem, sest rääkisin selle poisiga, kuidas ta näiteks ülikooli valib ja mille põhjal. Ja poiss ütles, et ma vaatan reitingud, et kuidas nende ülikooli tulemused on. Ja siis ma küsisin, et mis nendest tulemustest, et ta ikkagi süsteemi sees, ta usaldab, et see ülikool saab anda talle rohkemat, kui tal juba praegu on. Et me natukene arutasime ja jõudsimegi järeldusele, et tegelikult tal on teadmised juba ülikooli teise kursuse tasemel. Ja tegelikult oleks hea valida ülikooli mitte ainult selle mingisuguste reitingute eest, mis on ka tähtis, aga selle eest, kas seal ülikoolis on seda keskkonda, kellega koos nad saavad luua ja kasutada, sellepärast et suure tõenäosusega selleks ajaks, kui ta läheb oma IT-d õppima, õpingute lõpuks kõik need tarkvarad on juba vananenud ja edasi liikunud. Ehk siis selline proaktiivne vastutuse võtmine. Paremal on väike link, et seesama Smart Lab on teinud ühe sellise testi John Hollandi teooria põhjal, aga veel tech-küsimused juurde ja pakkus mulle, et minu tulevikukarjäär võiks olla tech-enhanced psychologist. Nii et need on siis nii.
Ja siit viimane küsimus, mida mina nagu võtsin kaasa tegelikult, kes me tahame tulevikus olla, kas me tahame olla kasutajad või loojad ja ilmselt ühiskond jaotabki niiviisi. Ja mõlemad rollid on okei, aga nagu karjäärispetsialistid teavad, hea on, kui ma teadlikult valin selle rolli. Ja selleks, et saada seda teadlikult valida ja olla see looja, oma elu looja, siis ma ei pea mingit äppe looma, sest AI ikkagi võimendab. Ja need on need asjad, mille peale mina tarkade mõtete pealt pakun keskenduda. See sõna agency ma eesti keeles ei leia sellele nagu täpselt tõlked, et nii et ma panin siia just see tegevusvõimekus ja isiklik vastutus, loovus ja kriitiline mõtlemine. Ja mida ma siit kaasa siis võtan, see on jällegi AI tehtud pilt minu fotost oma selle sertifikaadiga ja noored e-süsteemid kannul. See on seesama, millest ma rääkisin. Akadeemia üleüldiselt väga intensiivne suhtlus ja võrgustiku kasvatamine. Meil on juba kokkulepped, et nad kõik tulevad siia Eestisse külastama, ma teen neile karjäärikeskuse tuuri ja nii edasi. Veel üks mõte, piiratud ressursid soodustavad loovust ja nutikust. See on ka nii töötukassa kui ka üleüldiselt, et ei ole vaja kõigeks raha. Tegelikult, kui raha on vähem, siis me hakkame ka looma, et see jälle kastist välja mõtlemine. Ja viimane, aga kõige tähtsam peegeldus ja uhkus Eesti süsteemi üle, et meil on ikkagi väga hästi asjad siin. Ja nüüd romantiline Monika Dracula lossis jätkab edasi. Aitäh sulle, Anna. Mina siis hakkan rääkima. Mina räägin rohkem niimoodi, et ma räägin sellest, mida mina õppisin ja mis mina võtsin. Nii. Panen kõigepealt meile selle presentatsiooni jagama. Screen. Nii, kas te näete? Nii. Olen ma nähtaval? Ühesõnaga, mina lasin AI-l nüüd siis tõlkida siis selle pika lohiseva nime ära ja niimoodi ta selle tõlkis. Karjäärinõustamine digitaalsete AI ressursside kaudu rohelises, jätkusuutlikus ja õnnelikus maailmas. Ja mina räägin täna selles vaates, et mis oli minu eesmärk, kui ma läksin sinna ja mida ma sealt õppisin ja kuidas ma õppisin. Et minu eesmärk oli saada AI-ga ja sõbraks, sellepärast, et mina olen siuke inimeste inimene, olen nagu kuidagi oma elu loonud niimoodi, et ma tegelen ainult nende asjadega, mis mulle meeldivad. Ja see mulle väga meeldib, ja see tehnoloogia ei ole minu asi, kuigi ma töötan tehnoloogia ülikoolis, on ju, karjäärinõustajana ja mulle räägitakse palju lugusid, aga ei huvita see tehnoloogia mind nii väga, on ju. Ja siis minu eesmärk oli saada selle AI-ga sõbraks ja hakata seda kasutama ja tuleb öelda, et selle slaidi tegemistel ma juba kasutasin ja oma igapäevatöös olen paar korda kasutanud, et selle eesmärgi ma sain tegelikult täitsa täidetud. Aga selles siis meie vahetusel on ju, Anna nii hästi rääkis, et oli erinevaid õppimisviise, kuidas mina siis õppisin ja kuigi oli fokusseeritud, oli meil AI-le, siis natukene, kui meil kõik erinevad maad, kes meil seal olid, Rootsid, Taanid, Slovakkia, et meie, siis tegelikult ikka inimesed ei rääkinud nendest AI ressurssidest nii palju, vaid ikkagi oma süsteemis, kuidas neil käib. Ja üks õppimisviis, siis mis seal oli, on seesama kognitiivne õppimine, et näidati meile palju nagu oma ressursse, mida tehakse, kuidas, kus. Ja üks asi, mis ma võtsin, oli Norra õppimise sellest, mis mulle nagu lihtsalt nagu nii karjäärinõustajana lihtsalt nii meeldis, et kuidas nagu mõtelda seda tööd, mis me teeme, et millega me tegeme, et on mina ja kontekst, kas siis muutus või stabiilsus, kas siis vastupanu või kohanemine,
valik või juhus ja siis muidugi võimalused ja limiidid. Et kõik see on see tegelikult, millega me seal nõustamisel tegeleme ja kuidagi see oli niisugune puhas, ilus nagu ja niisugune lööv niisugune süsteem või see, et kuidas nagu oma tööd siis nagu mõtestada ja mis teemadega seal oma nõustamises tegeleda. Teine asi, mis ma siis kognitiivse poole pealt, esimene päev oli meil üldse niimoodi, et palju ettekandeid, rääkisime AI-st, terve see Rumeenia erinevate asutuste inimesed rääkisid erinevate nurkade alt, ja mis siis mina nopin neid pärleid. Ja siis üks nagu niisugune slaid, mis ma siin välja toon ka, et mis need uued trendid siis üldse karjäärinõustamises on ju. Kõige seal üleval on, et kõik peab olema personaalne, et ei ole enam niimoodi, et teeme testi ära ja saame mingi vastus, on ju, seda me kõik teame, seda me ka elame, aina rohkem see läheb, on ju, et AI enhanced, et siis AI on seal sees ja samuti ka see well-being või heaolu, et kõik need teemad, et see karjäärinõustamine ei ole ainult enam, mis amet mulle, vaid ka see tore psühholoogiline pool on ja õnne pool ja kõik see on nagu aina rohkem oluline ja siis muidugi, et teekonnad võivad olla ka erinevad. Ja mis mina siit võtsingi, ongi see, et mida mina ka teen hästi palju karjäärinõustamises, on see, et ikkagi see on koos nagu psühholoogiaga ja kõige sellega, et see ei ole ainult nagu see, sest see just see vastupanu, millega nagu tegelikult see ambivalents, mis seal on, mis ütleb süda, mis ütleb mõistus, on ju, et kõik see on nagu, et see ei ole niimoodi, et panen plaani paika ja kohe lähen seda plaani tegema, et seal on tihtipeale tulevad need niisugused sügavamad psühholoogilised ja siis, et kuidas see õnne saab need teemad sisse. Siis muidugi ma õppisin teistelt inimeselt, kes seal kaasas olid ja siin olen pannud ma meie grupi pildi ja see oli, meid viidi sinna ühte muuseumisse, kus kõik oli kõik tehnoloogiaga tehtud ja hästi nagu vahvalt näidatud nagu tervet seda ajalugu ja kunsti, mis siis Rumeenias oli ja seal sai niisuguse vahva tehnoloogilise pildi meist teha. Aga siis nüüd ma mõtlesin, et kuna meil see AI ja tehnoloogia vahendite kasutamine on ja mina, kes ma töötan noorega, näen aina rohkem, et noored ei taha enam pikki artikleid ja juhendeid ja asju, vaid nemad tahavad ühte väikest Instagrami või mingisugust videot, kus siis nagu räägitakse ja ma mõtlesin, et mina siis korjan nagu teiste inimeste kogemusi ja näitan neid teile siis läbi väikeste videote. Ja siin ma ei tea, kas te nüüd näete, on esimene. Häält vist ei ole kuulda. Pilti küll on. Pilti näeme, aga häält ei ole. Kas te nägite, kuulsite või ei näinud, ei kuulnud? Nägime, aga ei kuulnud. Nägime, aga ei kuulnud. Nii kahju, issand. Huvitav, kuidas ma selle saan. Kui sa jagad Ikka ei kuule, kui sa jagad selle esitluse, siis sa pead seal linnukese panema, et sa tahad ka häält jagada. Okay. Nii, proovime siis. Nii. Lasknud ta mul mingit linnukest teha. Nii, mina ja tehnoloogia. Samm-sammult. Ja. Nii, aga... Share sound. Ohoo, leidsin üles. Nüüd ma lähen tagasi natukene. Loodan, tagasi ta mul ei lähe. Nii.
screen. Nii. Vaatame, kas me nüüd saame hakkama. So we are here in Academia Romania and waiting for the parliament. Waiting is a big part of Academia. So here I have my colleague from Germany. What is your main takeaway? Hello Estonia, I'm Milica and my main takeaway is doubting my job because I'm a career counselor in Germany at high school and vocational schools, as well in my office for students who are, or not students, but people who are not students anymore. And the Romanian counselors, they do so much more, and I'm doing just a little part, so I do doubt a little bit the meaning of my job, and I'm taking with me the doubt and the empowerment to give more than the career counseling to the people coming to my counseling. Thank you. Nii, nüüd kuulsite? Väga hästi. Väga hea. Ühesõnaga, teistelt inimestelt õppimine, et siis põhimõtteliselt tema nagu see takeaway oli sama, mis mina nagu teise nurga alt vaatasin, et just, et see psühholoogia ja karjäär ja kõik see koos on see, ja mis seal trendides ka tegelikult kirjas oli, on ju, et sukene holistiline lähenemine sellisele toetamisele ja nõustamisele, et see on nagu hästi oluline ja sellega jõuab kaugele. Nii, siis oli meil õppimine ekspertidelt, et see meesterahvas, kes siin on seal ühe sihukese asutuse eestvedaja, kelle alla on kõik seal Europass ja Euroguidance ja nii edasi, et seal oli hästi palju erinevaid asutusi. Ta ise oli hästi selles mõttes, et kui oluline on see, kuidas inimene end presenteerib. Et noh, minu mõte, et tema oli mingi patentide omanik streamingus ja IT-professor ja kõike seda ja siis kuidagi, kui tema nagu rääkis seda juttu, mis oli tegelikult täpselt seesama jutt, mida võib-olla päev ennem rääkisid need teised karjäärinõustajad seal, siis see nagu kuidagi, see jõudis sulle nagu hoopis teisele tasandile, sa nagu uskusid teda, sellepärast, et tema on ju see, kes saab streamingutelt mingisugust, on loonud mingid supersüsteemid ja tehnoloogia, on ju. Et temad jäigi kõlama see, et ta ei asenda nõustamist, vaid loob juurde seda aega, et tegeledagi nende sihukeste sügavamate teemadega, asjadega, mis lähevad korda, mis teevad nagu seda muutust, et see mõte nagu, et kui see tuli temalt nagu, kuigi see mõte ei ole nagu uus mõte, siis see nagu kuidagi nagu vajus rohkem sinu enda sisse. Ja kõige suurem siis õppimine on alati enda kogemusest, et kui kognitiivsed õppimised on pinnapealsemad, siis see sõprus AI-ga siis, et mis aitas mul seda tegelikult saavutada. Et siin Anna juba rääkis, kuidas me seal käisime ja vaatasime, et kuidas tehnoloogiat koolides õpetada, siis kõike saab läbi tehnoloogia tegelikult teha. Et ka näiteks kunstitunnis sai programmeerida seal erinevaid koode ja asju, et nii tore oli näha, sest mina olen siiamaani mõeldud, et see on tehnoloogia, siis on muu asi, on ju. Et see oli nagu see, mis sa nagu, kui sa said seal vaadata ja näha, et kuidas see täpselt käib, et siis see nagu loob rohkem sinus endas seda muutust. Ja siis üks kõige suuremaid muutusid, mis oli nagu nii nähtav, oli minul ühe icebreaker mäng, mis oli esimene, mis oli väga äge, mida saan kasutada nagu oma seminaridel näiteks, kus ma eneseanalüüsi teen. Oli, et kirjuta kõige esimene päev, saame seal kokku, kirjuta 3 omadust oma enda nimetähega. Siis paar omadust, milline sa oled tööl, kuidas sa end laed ning üks asi, mille üle sa oled olnud uhke viimasel ajal. Ja siis mina õppisin meie enda Anna käest ja enda käest sihukese asja, et ja kui mina mõtlesin muidugi oma peast välja, mis need 3 isiksuse omadust siis nagu on M-tähega mul. Ja Anna vaatas, võttis kohe ChatGPT kätte, ütles, anna mul A-tähega neid omadussõnasid on ju, ja siis valis sealt.
ja minul tekkis kohe siuke tunne, et oi cheater nagu, et miks sa nagu teed nagu noh, ma ei teagi, mis eesti keeles nüüd on, aga noh, et ära mine lihtsama vastupanu teed. Aga siis, kui nagu terve see programm läbi, see oli nagu esimene asi põhimõtteliselt selles programmis ja kui see nüüd programm läbi on, siis mina ka oma nõustamiselgi näiteks üks päev kasutasin, et vaadata nagu, et mis on need omadused, mis võiksid sobida, on ju. Et see oli minu jaoks nagu see sukene tõestus, et tõesti sellel nädalal on olnud nagu minu elus väga suur nagu roll muutuse tekitamisel. Ja mida mina siis kasutan selle AI-ga on siis nüüd AI kui tugevuste ja iseloomuomastuste varamu, et tugevustega ma töötan kogu aeg nende leidmisega, et AI saab mul olla seal väga heaks sõbraks, isegi selle nõustamise ajal kohe. Ja muidugi see AI kui kliendi loo kohta alternatiivsete lahenduste otsimise ressurss, seda ma pole veel rakendanud, aga reaalsuses, aga ma seda tahan ka katsetada ja proovida. Sest ma käisin ka pereteraapia suksel algkursusel ja seal üks Tiit Kõnnussaar, kes on üks pereterapeut, ütles, et AI annab isegi võib-olla paremaid pereteraapia case'ide lahendusi kui keskmine pereterapeut, nii et seal on nagu palju ressurssi. Vahendid, et selles mõttes oli meil nagu see võib-olla enne akadeemiat see sõnastus, mida me tegema peame, natukene halvasti meile edasi antud, et kui öeldi, et tulge presenteerida oma vahendeid, siis hästi palju nagu ikka presenteerisid oma maad, on ju, ja selleks oli vähe aega ja vahendite presenteerimine oli ka, aga siis ongigi nagu, et mida me siis tegema peame, kas me presenteerime maad ja oma tööd või siis nagu neid vahendeid. Vahendeid nagu olid enam-vähem sarnased kõikidel, nagu meil ka Eestis on olemas, on ju see Töötukassa ja need lehed, kus me kõik näeme, saame teha oma teste ja nii edasi. Need digitaalsed vahendid olid suht sarnased igal pool, kus võib-olla oli rohkem pandud mingid neid ka võimete teste rohkem lehekülgedele välja, kus sa said nagu seda teha, kus oli lihtsalt nagu see, et Hollandi baasil olevad siis küsimustikud ja need testid on ju. Ja siis erinevad siis ametite loetelud, et põhimõtteliselt samad asjad, mis Eestis, aga üks asi, mis nagu jäi mulle silma ja mis oli teistsugune ja mis nagu mõtles, et oli väga äge minu jaoks, oli Slovakkiat pärit suke karjääriteemaline arvutimäng just sukele noortele. Ja seal nad said tõesti, oli väga hästi nagu siis tehtud, et sa saidki minna sinna, siis sul oli umbes politseimaja ja siis ta rääkis sulle politseiametist ja kõike, mis selleks on vaja, et oli nagu hästi mänguliselt kuidagi tehtud nagu see karjääri teema sinna üles, et see mulle väga meeldis. Aga jah, et suure pildi juures nagu ka Anna siin rääkis, et palju oli ambivalentsust ehk neid kontraste ja see pani mind mõtlema ka selle peale, et tegelikult seal et ka meil nõustamisel on ju tegelikult palju nagu sukest ja üldse inimene on hästi ambivalentne, et on sul, mis süda tahab ja mis mõistus tahab ja tee mingisuguse plaani, aga ikka siis seda ei täida ja et see suke ambivalentsus oli ja see nõustamises, et see oli nagu üks asi, mille peale ma nagu hästi mõtlesin ja vaatasin ja mõtlesin, kuidas seda oma nagu nõustamises rohkem kasutada. Seda motiveeriv intervjueerimine on üks teema, mida mina olen õppinud, et karjäärinõustamist paremini teha ja seal see ambivalentsuse teema oli ka nagu teoreetiliselt hästi nagu sees, et see oli nagu see üks suke mõtestamise küsimus. Teine on see siis tõesti see guidance counseling, et nii Ameerikas on see süsteem, kui seal Rumeenias oli ka siis see süsteem, et noh, et kas ma saan olla ainult karjääriinimene, sest minul ülikoolis on natukene teistmoodi, mul ongi antud rohkem nagu nõustamise aega ja ma saangi rohkem nagu selliseid psühholoogilisi teemasid ja neid nagu tihti tulevad iga teine kolmas nagu tuleb ikkagi mingisuguse psühholoogilise mingisugune takistus tuleb sinna juurde ja tuleb sellega ka nagu tegeleda. Et see on nagu minu suund või nagu üldse selle asja suund, et kui nagu karjäärinõustamist nagu ainult ametite suunas nagu võib-olla isegi rohkem nagu võib asendada, et siis see osa on nagu tulevikus nagu veel suurem. Ja siis ka üks asi, mis ma võtsin nagu ürituse korraldamise kunst. Just enne, kui ma läksin sinna Rumeeniasse,
kus oli, võtsin mina ka vastu nüüd akadeemia raames ja proovisin oma 2 toredale inimesele anda nii palju, et õudne, ma panin neile terve selle pool päeva, mis mul oli, panin järjest asju täis ja siis pärast vaatasime, et ups, me ei saanudki nagu nii väga rääkida millegist, on ju. Et seal oli täpselt samamoodi, et igale poole taheti mind näidata ja siis ja kõik rääkisid kogu aeg ühte sama pinnapealset juttu, on ju, rääkisin, et mida ma teen täpselt, aga nagu nende teemadeni me ei jõudnud. Et see tahe näidata nii palju, on ju, see on nii suur, nii neil kui minul nagu endal ka, et vahest nagu mõtelda, et noh, võttagi programm vähemaks, aga siis minna sügavamaks. Ja siin on mul lõpetuseks jälle 2 kolleegi, kes siis jälle, üks oli täpselt nagu mina, on ju, et mis tema sellest sai, et panen need siia kõlama. This is my colleague from Slovakia in Academia in Romania. So tell what you do in your country and what have you taken from our exchange? I'm Daniela and I'm a soft skills trainer and career counselor. And why I came to Academia, the reason is that I didn't have any experience with AI in my work, and now I know at least what and how to use it in the process of career counseling. And let's go. Yeah. And the highlight to me is that I can use the AI to when searching and when looking for alternatives for a client, and but the final decision is on the client and on me. Never let the AI to make the final decision. So thank you for the group, for waiting us for the picture. Igastahes ma teist siis teile ei jäta, et saame edasi minna. Ja siin paar pilti ka, et see ambivalentsus, siis Dracula, keda me siis ka, et see kultuuriprogramm oli ka väga tore, külastasime. Ja mis minu lemmikud on siin niisugused nende haldjad ehk jeeled, kes siis võlusid ja mind võlus ka see Rumeenia ära ja andis palju õppetunde. Aitäh! Suur aitäh, Anna ja Monika, selle kogemuse eest. Väga rikas ja mitmekülgne jagamine. Ja kui kellelgi on üks kiire küsimus. Eeslaslik 3 sekundit. Ei tulest. Mina tahaks küll, et see teadmine, see teie emotsioon ja kõik see nagu jõuaks veel suuremate seltskondadeni, nii et paneme palun pead kokku ja mõtleme siit kuidagi edasi, et teil on nii toredad praktilised näited ja nii kõnekad väljendid ja kõik need lood, et väga-väga tore. Küsimust ei ole praegu. Küsimus on, kuidas edasi, aga sellele ei pea kohe vastama, nii et lahendame seda. Aitäh. Just seda energiat edasi kanda, mis on ja seda inspiratsiooni. Hästi nõus. Aga lähme edasi Iirimaa ja Anastasiaga. Anastasia, kas sa oled valmis? Jah, olen valmis ja sätin oma asju siin, nii kohe saan jagada. Nii, ma loodan, et kõik näevad praegu. Nii, kas on kuulda, on näha? Ja, kenasti näha kuulda. Okay, väga hästi. Muidu ma siin ei näe midagi peale presentatsiooni. Nii, siis proovin mitte kiiresti rääkida, nagu see oli mul Iirimaal, siis kui ma pidin presenteerima ka Eesti kogemust, sest ma rääkisin nii kiiresti, et ma vajasin pärast ka rahunemispausi keset presentatsiooni. Nii, ma proovin praegu seda mitte teha, aga siis jagan teile Akadeemia 25 kogemust Iirimaal, kus oli teemaks kaasav karjäärinõustamine. Väga palju tähelepanu läks sellele, kuidas saab toetada inimesi, puuetega inimesi.
ja minu reis oli üsna lühike, siis kestis, ma ütleksin niimoodi, et 2,5 päeva. Aga vaatamata sellele sain väga palju häid kogemusi ka kätte. Ja alustada ma tahtsin ka, kuna meie oleme juba videolainel, ma loodan, et on ka kuulda. Ma näitan teile väikest treilerit nendest päevadest, et saaksite rohkem aru, võib-olla ka vibe'i edasi anda. Ja siis pärast räägin natukene ka sisust. Ma kohe alustan ja loodan, kõik kuulavad. Tere! Täna jutustan teile, kuidas läks minu reis Iirimaale. Kõik kuulsid? Okei, ma loodan. Ja on kuulda. Akadeemia 25 raames. Taustaks panin ma sellesama lugu, sellepärast, et see oli Eurovisiooni nädal. Siit alustan ma oma esimest päeva. Sellel päeval külastasime meie Libertis kolledži, kus igal osalejal oli võimalus tutvustada karjäärinõustamissüsteemi oma riiki kohta ja esimesena alustasid kindlasti Iirimaa kolleegid. Peamiselt kõik kolleegid olid valmis jagama mitte ainult oma professionaalset kogemust, vaid ka maiustusi. Mõned kolleegid olid juba sellega tuttavad, aga mõned said teada universaalsest disainist õppimises ja kuidas seda saab rakendada oma töös. Esimene päev lõppes väikse linnatuuriga ning pidin sellel õhtul natuke varem hotelli jõudma, et Eurovisiooni vaadata. Teine päev läks samuti aktiivselt. Nüüd mina jõudsin ka natukene Eesti kogemust jagada. Selle päeva raames saime ka sertifikaate. Sellel päeval jõudsime ka Trinity kolledžisse, kus meile räägiti sellest, kuidas erivajadustega õpilased saavad hakkama. Külastasime samuti ka Book of Kells. See on see raamat, mis on pärit 9. sajandist, mis on illustratsioonide poolest tõeline meistriteos. Samuti oli võimalus külastada ajaloolist raamatukogu, kus oli siuke tunne, nagu sa oled päris Harry Potteri filmis. Pärast meil oli natukene võimalust külastada kolledži kampust ja vaadata seda elu. Ning päeva lõpuks külastasime pubi, kus oli väga äge seltskond ja muusika. Kolmanda päeva raames oli meil võimalus külastada kurtidele suunatud kogukonnakeskust, mis on nimega Deaf Village Dublin. See keskus pakub haridust, tuge ja erinevaid tegevusi. Neil isegi on oma kirik. Kuulasime ka loengut Juliani poolt, kes jutustas natukene sellest, kuidas ta abistab erivajadustega õpilasi. Nüüd on aeg sõita tagasi koju. Panen siia ka mõned fotod ning tänan tähelepanu eest. Espresso macchiato. Vabandust, ma pidin seda ütlema. Nii, väga hästi. Lähen edasi vaikselt siit, et tõepoolest jõudsin saada nii palju kogemust, vaatamata sellele, et oli nii vähe aega selleks ette nähtud. Et esimesel päeval siis olid, peamiselt ka teisel päeval, kõik need osalejad jagasid enda kogemust oma tööst, alustasid kindlasti Iirimaa kolleegid, nagu ma juba videos mainisin. Et nemad siis tegelevad seal, need kolleegid on siis haridus- ja koolitusametist ja siis nad palju jagasid enda kogemust. Selle kohta minu isiklik kõige lemmikum presentatsioon oli Šveitsis, et ise jagas nii palju erinevaid informatsiooni numbrite kaudu ja see tõepoolest oli väga huvitav. Ja meile kolleegid Iirimaalt valmistasid ette juba need presentatsiooni põhjad, mille alusel me saime oma kogemust jagada, mis oli väga mugav ja nende poolt väga armas.
Samuti, mida ma veel siin piltidelt saan jagada, see imeilus rohelus ka, et meil vahepeal olid need pausid ja meil oli võimalus ka minna sinna välja. Olime selle Püha Patriku katedraali juures, ehk siis see oli siuke äge kevadine ilm seal. Nii, proovin natuke ja siia ma panin ühesõnaga iga selle riigi kohta nende karjäärinõustamise kogemusi, kuidas nad seda teevad. Peamiselt palju kolleege oli tegelenud karjäärinõustamisega koolides ja see on niivõrd neil hästi sätitud, et nad siis kõik tegelevad nendega, kes õpivad. Mis veel? Ja, Taanist kolleegid näiteks jagasid meile jump-karti ja nemad jagasid neid ainult taani keeles, lubasid, et annavad edasi ka meile ingliskeelseid versioone, aga kahjuks, digitaalseid versioone, aga kahjuks veel seda me ei ole saanud ja kahjuks ka kuidagi, ma ei tea, äkki sattus nii, et meie Iirimaa kolleegid on praegu puhkusel, me ei saanud mitte ühtegi nendest presentatsioonist, mida nad lubasid saata. Kahjuks ma ei jõudnud selleks päevaks neid kätte. Muidu saaksin natuke rohkem põnevaid fakte jagada, et ma tegin paar neid siis enda jaoks neid mõtteid panin kirja, aga kindlasti oli seal palju rohkem. Nii, mis veel? Ja, oli väga võib-olla sarnane olukord Sloveenia kolleegiga, et ta jagas, kuidas nemad seal teevad seda tööd ja siis oli väga-väga lähedane sellele, kuidas meie teeme tööd siin Eesti Töötukassas. Ta isegi jagas oma palganumbri, seal oli väike üks siuke sisemine nali selle kohta, et üks Norrast kolleeg jagas seda, et kuidas neil on nii kõik hästi ja kõik on niivõrd suurepärane ja raha on. Ja Sloveenias kolleeg ütles, et no me ei ole see oil riik, ehk siis meil raha väga palju ei ole. Ja ta jagas, et ta saab siis 1500 palga, aga võrreldes kolleegiga Norras, kes saab 4500. Et see oli väga huvitav kogemus. Nii, aga siis mis veel? Ja, Iirimaa kolleegid, kes on siis Education and Training Boardist ehk siis Haridus- ja Koolitusametist, nad jagasid seda, et kuidas nendel nii-öelda see kvalifikatsiooniraamistik toimub ja kuidas, mina isiklikult, mida ma võtsin kaasa, see, et tegelikult Europassis saab vaadata ja võrrelda neid siis kvalifikatsiooni kogu Euroopa, terve Euroopas ehk siis erinevad riigid omavahel võrrelda. Et see on väga kasulik mu tööprotsessis. Nii, siis mis veel? Ja, seal oli väga-väga palju erinevaid asju. Mis oli veel huvitav, see, et Prantsusmaal need kolleegid siis, seal oli üks mees ja üks mees oligi Prantsusmaalt, ainuke, ja siis ta jagas, et ta tegelikult käib erinevates koolides ja iga päev nädalas on seotud mingi konkreetse kooliga ja üldse neil on siuke süsteem paljudel riikidel, kus nad on näiteks ainult üks karjäärinõustaja terve, ma ei tea, 1000 õpilaste kohta või siis isegi ühesõnaga oli väga palju siis õpilasi ühe karjäärinõustaja kohta, ma ütleksin niimoodi, et meil on võrreldes sellega palju selgem süsteem. Nii, mis veel? Ja, selle päeva raames kindlasti oli meil doktor Mari Kõrg, kes jagas natukene informatsiooni universaalsest disainist ja universaalne disain õppimiseks, ehk siis ta väga palju rääkis sellest, kuidas saab siis
seda õppimisprotsessi muuta põnevamaks kõikidele inimestele, ehk siis vaatamata sellele, kas nendel on mingi puue või ei ole. Et paljud kolleegid olid juba sellega kursis, ehk siis universaalses disainis tegelikult oli ka väga palju juba teada, aga kuidas see õppimises ja õppimisprotsessis käib, nagu sellest ta väga palju jagas, ta ise kirjutas ka oma doktoritööd sellel teemal. Ja siis ta jagas seda, et alateadlikult inimesed siis, kui võib-olla on koha peal, tahavad õppida, kuulavad seda juttu, mida nad tahavad õppida, siis nad tegelikult ka, isegi kui väga palju ei kuule, jäädvustavad seda endale, kui nad kuulavad. Ja näiteks kurtidel või siis inimestel, kellel on kuulmisprobleemid, kuulmispuued, et siis nemad ei ole võimelised seda teha, et pärast see informatsioon nendele siis ei jää. Ja mis veel? Kindlasti see, et ta jagas üht põnevat siis aktiivmeetodid. Meie olime seal ühes õppeklassis, istusime koos kolleegidega ja siis kolmekesi grupis. Ja siis see, kes oli paremal ja vasakul, said olema ühes grupis. Ja ta palus meilt siukest asja nagu teha üht playlisti. Näiteks meie peame minema kuhugi 3 tundi ühes autos aega veeta ja peame siis teha üht playlisti ja peame arvestama sellega, et erinevad inimesed armastavad erinevaid asju ja konkreetselt meie grupp, ma ütleksin, oli üks huvitav kogemus, mida jagada, et meie grupp otsustas, et näiteks selle 3 tunni jooksul iga poole tunni tagant siis paneme seda muusikat, mida armastab konkreetne inimene, ehk siis meid on 3 ja siis iga 30 minutit saime seda nii-öelda jagada. Et mina üldse ütlesin, et ma väga ei armasta muusikat kuulata, ma hea meelega kuulaksin mingit siis looduslikku mingit muusikat ja võib-olla linnusid. Et jah, ühesõnaga oli väga põnev, et kuidas tõepoolest sa saad kõiki inimesi kaasata ja nendega siis koostööd teha. Nii, teine päev oli siis sama aktiivne, et pool päeva jagasid siis ülejäänud riigid oma kogemust, kaasa arvatud mina, aga pärast läksime siis Trinity College'isse, kus olid need siis spetsialistid sealt, et nad väga palju jagasid praktiliselt, kuidas nad saavad neid intellektipuuete inimeste puhul siis neid praktiliselt ka tööle rakendada, et kuidas nad seda teevad, et tegelikult seal Trinity College'is õpivad mitte ainult Dublinist õpilased, vaid nad proovivad niimoodi lubada ka ülejäänud Iirimaalt siis õpilasi sinna kaasata. Vaatamata sellele, et kohti on mega vähe, et kuskil 15 iga aastaga. Et ja, pärast siis külastasime, nagu ma juba ütlesin, Book of Kells, siis üks suur vana raamat, mida ei tohtinud millest ei tohtinud pilte teha. Seal on igasugused need siis illustratsioonid väga uhkelt tehtud, 9. sajand, siis päris palju tööd läks selleks. Ja ühesõnaga kogu muuseum oli siis selleks loodud, seal on siin pildil on ka näha, kuidas need trükkimiseks või võib-olla jooniste tegemiseks oli kaasatud ka kõik need materjalid, mis on Iirimaal koha peal olemas ja mõned neist olid kindlasti ka mürgised, et ja seetõttu kõik need illustratsioonid on jäänud siukeseks nagu väga eredaks.
Pärast külastasime ka raamatukogu, et see tundub nagu sa oled tõesti nagu kuskil Harry Potteri filmis, aga tegelikult see on üks suur müüt, mis on tekkinud viimastel aastatel. Ma ekstra lugesin selle kohta, et tegelikult see raamatukogu ei ole kunagi kasutanud selle filmimiseks, et see on lihtsalt, et see meenutab, aga ei ole. Ja mis veel? Jah, lõppude lõpuks tegime ühte sükest ägedat õhtusööki. Minu jaoks oli süke üks uus kogemus. Ma kahjuks ei mäleta, kuidas see päriselt, mis oli see nimi, aga see oli minu jaoks nagu stroganovi peal oli üks suur süke pirukas, et nad kutsusid seda suureks roogaks ja minu jaoks oli vau, ma esimest korda sükest asja nägin üldse. Seda friikadega sõime. Nii, ja siis 3. päeva juurde minna, siis mida ma veel tahtsin jagada. See oli tegelikult kõige põnevam kogemus minu jaoks isiklikult, sest ma hakkasingi mõtlema, et kuidas ma ise saaksin Eestis neid inimesi, kes vajavad rohkem tuge, siis abistada. Ja külastasime siis kuulmispuuetega kogukonnakeskust TF Village Dublin, kus oli meil üks suur tuur. Neil tõesti oli ka omaette seal nii palju põnevaid asju tehtud, et sai õppida, kuidas näiteks mõningaid asju kätega rääkida ja kirikus ka spetsiifiliselt, siin on ka pildi peal näha, on see piis nende keeles kirjas. Ja mis veel? Ja siis selle päeva jooksul saime ka väikest presentatsiooni Julian Duffy Gilleni poolt, ta on coach, ta abistab siis kuulmispuuetega noori. Tema rääkis väga palju sellest, kuidas siis nemad on välja töötanud need mentorlusprogramme Iirimaal. Siis näiteks üks nendest oli see Volk, mis toetas noori väga palju, et julgustada neid osaleda kogukonnas ja siis kindlasti lisada nende enesekindlust, et paljud need noored on nii-öelda siis saanud, võib-olla nendel on raskem lihtsalt vahepeal õppida, kuna nad ei ole siis sinna väga hästi rakendatud, sinna tavalise keskkonda nii-öelda. Aga jaa, see meil lõppes päris lõuna ajal, siis 3. päev oli väga-väga siuke lühike, aga vaatamata sellele väga palju kogemust sai. Ja sel päeval oli juba aeg liikuda ka koju, et jah, jõudsin vaadata paar neid vaatamisväärsusi, üks The Spire of Dublin, mis on siis ka üks siuke pikk needle, mis vaatab taevasse ja on mõeldud nii-öelda näitab seda, et Dublin on nii valmis uusi tehnoloogiaid kasutada ja väga palju ehitada. Nii, sellega ma siis vaikselt lõpetan oma presentatsiooni. Loodan, et sai natukene jagada seda ja võib-olla kui on küsimusi, siis olen valmis nendele vastama. Aitäh sulle, Anastasia. Kohe teil tõusis käsi. Margitil on küsimus. Jaa, mina tahtsin küsida küll, et me siin valmistame ette ühte kaasava karjääriteenuse teemalist seminari, et kui sina saaksid teha ühe soovituse Eesti karjäärispetsialistidele, et kuidas siis arvestada nende eriliste noorte abistamisel, et mingi soovitus meie kogukonnale?
Kas seda ma pean kohe ütlema? Ma pean natuke mõtlema vist. Et tõepoolest meil, võib-olla ma ise nagu nii palju sellest Eesti kogemusest ka ei tea, et ma hea meelega veel teeks selle kohta uuringut enda jaoks, et see on nii äge, kui on mingi konkreetne keskus loodud nendele inimestele, et see on väga siuke hea asi, mida nagu Eesti võiks siis näidisena võtta ja rakendada. Väga põnev, igatahes ma jään ootama seda analüüsi. Ja, okei. Ja kindlasti saab seljad kokku panna ja midagi koos teha. Aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi Anastassiale? Eestlaslik veidi pikem paus, aga vist ei tule. Aga lähme siis Olga Kettmanni juurde edasi ja Olga käis siis Prantsusmaal Dionis või ta ise hääldab seda kindlasti nüüd professionaalsemalt ja juba tuleb ettekanne. Ja, et oli hoopis Dijon, et on Dijon hoopis, et ma ise arvasin ka, et on Dion, aga ei ole. Ja ma arvan, et see küsimus, mis Margit esitas Anastassiale, saab võib-olla nüüd ka vastuse, sest minul olid ka tuge vajavad siis noored ja siit oli päris palju mõtteid. Ehk siis et olin siis terve nädal 5 päeva Prantsusmaal. Et kes nüüd plaanib, mõtleb minna, et siis ma pikalt siin nagu ei hakka rääkima, et võib julgelt minu käest küsida, et miljon põhjust minna, võib-olla üks põhjus, miks mitte minna, aga see on ka see, et teised saaksid, et siis mina saaks suurema võimaluse minna, et see on see üks põhjus. Et aga muidu et ainult positiivsed kogemused, mis on nagu hästi tähtis, et tõesti valida see teema, mis sind kõnetab, et see võib olla. Ja ka see Dijon, kus ma käisin, et iga aasta need teemad muutuvad, ka nemad ütlesid, et järgmine aasta nemad teevad näiteks jälle mingit teist asja, et iga riik muudab iga aastaga teemasid, et sellel ka siis pilku peal hoida. Mis mul siis toimus, et meil oli 5 osalejat, mis oli väga vinge. Mul tundub, et mul oli vist üks väiksemaid gruppe, mis võrreldes teistega, mis oligi hästi suur pluss, sest meil ei tekkinud mingeid seltskondi ega paare ega mitte midagi muud, et me olimegi kogu aeg reaalselt 5 koos. Ja sai omavahel hästi palju suheldud, et kõik õhtud me olime koos, käisime väljas igal pool jalutamas, avastamas, 2 Taani karjäärispetsialisti, üks Norra, üks Hispaania ja siis mina olin Eestist. Et see väike grupi eelis on tõesti väga-väga suur. Ja mis me siis tegime, et esimene päev, esmaspäeval, et see asutus, mis meid vastu võttis, kandis pealkirja CIO, ehk siis see organisatsioon, kes tegelebki noortega vanuses 11–25. Ja nemad eeskätt räägivadki noortega sellel teemal, mis puudutabki õpinguid, väljalangemine on neil ka suur asi, et kuhu minna edasi õppima, mida minna edasi minna, kas välismaale, teise linna, nii edasi, õpiraskused, mis võivad tekkida, et kas minna väikeklassi või mis iganes, et kõik, mis on seotud nagu õpingutega, et siis see on siis see CIO, mis räägib nendega. Üldjuhul nad nõustavad pigem individuaalselt, aga teevad ka gruppe. Ja seal CIO-s Dijonis töötab siis 25 spetsialisti. Mis minu jaoks oli natuke veider, et esimene päev meid võetigi siin ilusti vastu, siin all on see pilt. Et seal oli kohvilaud ja mis oli hästi tore, et igal ühel oli trükitud siis see silt, kus oli tema riigi lipp ja nimi, ehk siis meil oli palju lõbusam kohe tutvuda kabinettides. Siin nagu pildil ei jäänud, aga põhimõtteliselt igas kabinet, siin on näha ka, et neil oli igas kabinetis lauatelefon, ehk neil hästi paljudel puuduvad isiklikud arvutid või tööarvutid, neil puudub mingi selline Teamsi grupp, neil ei ole mingit pilve, kus nad midagi jagavad, neil ei ole nagu andmebaase, ehk siis igas kabinetis on tegelikult neil ka üks suur virr erinevate paberitega, kus on kõik ligadi-lagadi segamini, neid pabereid üldjuhul keegi loe, et see oli nagu ajast nagu natuke tagasiminek, et kui meil nagu pigem läheb sinna paberi vabaks kõik andmebaasid, neil läks nagu vastupidi, et on veel lauatelefonid igal pool.
Ja esimene päev jah, et meil siis nemad rääkisid oma tööst ja noh, nagu eelnevalt ka Anastasia mainis, et tõesti, et seal ongi üks spetsialist, kellel ongi umbes siis allata kuni 1200 õpilast ja noh, vastavalt, et kui on väiksem kool, siis on 2 kooli, kui on suur kool, siis on 1, kui on, ma ei tea, väiksem kool, siis on ka 4, et umbes niimoodi. Et Dijonis kokku ongi siis 40 põhikooli, 15 keskkooli. Ja praeguse seisuga, et kõigil 25 töötajal seal on magistrikraad psühholoogias. Ehk neil oli ka, on olnud erinevad reformid, et aastani 2014 nad olid nõustajad seal, siis 2014 kuni 2020 nad olid nõustaja psühholoog ja siis alates 2020 on nad siis psühholoogid. Ja tööpäevad neil ongi sellised, et nad 1-2 päeva nädalas käivad siis koolis, räägivadki õpilastega erinevatest valikutest. Paar päeva nad tegelevad siis mingite oma asjadega, ehk siis, ma ei tea, kodus uurivad lisainfot, käivad kuskil täiendavad ja 1 päev tavaliselt nad on ka siis koha peal siis seal CIO-s ehk jooksvad, kui keegi tuleb midagi küsima. Mis oli väga lahe, neil oli siin see silt, et siin vist ei ole näha, et service for asking a stupid questions. Et ma ise ei kujuta ette, et meil Eestis kuskil avalikus sektoris, ma ei tea, lähen Tervisekassasse ja siin on siis et service for asking stupid question, aga see oli nagu väga-väga vinge asi, mis jäi silma siis neil seal infolaua sildi peal. Ja siis jah, et õhtul oli meil siis ekskursioon seal Dijoni linnas ja siin siis see meie grupp on 5 inimest. Teisel päeval läksime jälle hommikul sinna CIO-sse, kus meil tuli külla psühholoog, et kui ma mainisin, et need inimesed tegelevadki seal noortega vanuses 11 kuni siis 25, ehk siis põhikool, gümnaasiumi siis vanemad noored, siis eraldi on neil jah tõesti teine psühholoog, kes siis tegeleb noortega 3-11 ja mainin ka seda, et Prantsusmaal on kohustuslik haridus alates 3. eluaastast, ehk siis nii-öelda neil mingi see eelkool või mis iganes on 3-6, et siis see on ka juba kohustuslik, et peab minema. Ja põhilised mured, mis temal on, noh ütleski, et on nagu käitumismured, hästi palju on probleeme perekonnast, mis tulevad, hiline kõne, ta ise arvas, et see võib olla eeskätt ta märkas, et see on nüüd võib olla nii-öelda selle koroonaperioodi tagajärg, kus meil olid maskid, inimesed ei näinud suud emotsioone, et ta just nagu selles vanuses lastel on seda märganud. Ja noh, muus osas samad asjad, mis meil, et tugiisikuid võiks rohkem olla, palk on neil väike, osaline koormus, et üsna nagu sellised täpselt samad asjad, mis ka Eestis on. Ja siis samal päeval me seal ka siis igaüks rääkisime omast mingist meetodist, mida me siis enda töös kasutame. Hästi ja igaüks loomulikult ka tutvustas lisaks oma organisatsiooni ja noh, oligi nagu tore see, et tegelikult kõigil on üsna sarnane lähenemine, üsna sarnane eesmärk ja igapäevaselt puutuvadki kokku nagu täpselt samade asjadega, mis teised, et oleme ühel lainel nii-öelda teiste riikidega. Siis läksime lõunale, peale lõunat me sõitsime külastama ühte põhikooli. Selles põhikoolis õppis siis 400 õpilast, et tavaklassi õpilastega me kokku ei puutunud, aga rääkisime siis ja külastasime õpilasi, kes olid siis väikeklassis, mis on eriti nagu teistmoodi minu jaoks Prantsusmaal, et neil kool hakkab hommikul kell 9 ja on umbes kella 5 õhtul ja koolist sa välja enne ei saa, et kõik koolid ongi neil seal värava ees seisabki keegi administraator, kes kontrollib, et põhimõtteliselt, kui ma lapsed on 9 kooli või ma talle kell 5 järgi tulla, ma tean, et ta ei lähe varem ära, ta ei tee popi, ei tee mitte midagi muud, et ta ongi reaalselt seal koolis koha peal, et välja sealt koolist ei saa, et see on neil nii-öelda turvalisuse põhjustel. Ja noh, koolis samamoodi, need lauatelefonid, mis noh, kui meil ma tean, et kuhu iganes lähed, keegi Teamsis või kuskil chatis kirjutab, siis nemad helistasid õppejuhataja, kuule, need tulid, tule nüüd siis õppejuhataja tuli, helistas teisele telefonil, et see oli nagu hästi vahva vaadata. Nii, ja mis me siis seal koolis rääkisime, et kõigepealt meile tuli üks spetsialist, kes töötas seal UPAs. UPA on siis mõeldud nendele õpilastele, kes tulevad välismaalt, ehk kui ma tulengi kas või Eestist oma lastega kolin sinna ja mu laps, ma ei tea, peab 7. klassi minema, siis ta läheb kõigepealt UPAsse, mis tähendab, et seal koolis ta saab süva prantsuse keele õpet, lisaks mingeid lihtsamaid aineid nagu mingi muusika, kunst, kehaline, matemaatika võib-olla, aga põhiline ongi
ongi see süvaprantsuse keel. Üldjuhul see toimib, et 1 aasta nad saavad seda prantsuse keelt süvaõppes ja siis järgmine aasta lähevadki siis oma klassikaaslastega edasi. Nii-öelda siis aasta jäävad istuma. Küll aga on olnud 2 juhtumit, kus on tulnud isikud kolmandatest riikidest sellisel tasemel, et neil puudub igasugune kirjaoskus ja lugemisoskus. Et nemad siis on saanud 2 aastat, et esimene aasta oligi täitsa nii-öelda algklassi õpetajaga, nad õppisid tähed selgeks ja teine aasta siis nad hakkasid alles prantsuse keelt õppima. Et ka sellised olukordi on neil olnud. Ja väga hästi toimib, et ütleb, et 1 aastaga õpilased on hästi tublid, et saavad prantsuse keele piisavalt selgeks, et saavad tavaklassiga jätkata. Et UPA ja siis oli seal koolis ka see SECPA, mis ongi siis see väike klass. Et väike klassi sinna SECPAsse hakkabki 6. klassist, 6.-7. ja meie keskendusime 8. ja 9. Igas koolis ei ole väike klasse, pigem ongi nii-öelda piirkonnakoolid ja piirkonnakooli peal ongi keskmiselt nii-öelda 3-4 kooli peale 1 kool, kus siis on ka see võimalus, see SECPA võimalus. Ja mis oli nagu teistmoodi, et need õpilased saavad seal praktikat 2 nädalat, 8. klassis, 2 nädalat 9. Ja tavaklassi õpilased saavad ainult 1 nädala 9. klassis. Ja praktika raames nad lähevadki poodi, kaubapaigatajaks, toitlustusse, kööki, tootmisse, kus iganes, et koolil on endal palju kontakte, vanemad toetavad selles osas, et koheselt nad saavadki sinna töökeskkonda. Ja veel üks suurepärane asi, et neil ka koolis on sellised tunnid, kus 8. klass saab 3 tundi nädalas kokandust, 9. ja teenindust, kokandus ja teenindus, 9. klass saab nädalas 6 tundi kokandust ja teenindust. Et kuna neil see õppekava maht on ka võib-olla väiksem tavaainete osas, et siis nad rohkem keskenduvad sellistele praktilistele tegevustele. Et siin ongi nii-öelda see kokandusklassid neil, kes tahab seal, mis nad peavad tegema, menüüsid koostama, toidu valmis tegema, siis lauad katma, kõik linad ära pesema, ära triikima, et kõik tegevused nad siin käeliselt saavad ilusti ära teha. Siin vasakul pool oli selline paareklass, mis mulle kohe pakkus huvi, et mis see on, sest kui ma nägin neid õpilaste pilte, siis mul oli, et see on nagu selline, ma ei tea, nagu mingid tagaotsitavad või umbes niimoodi olid need pildid tehtud, aga reaalsuses paare on neil ka igas koolis selline organisatsioon, sarnane nagu meil on see kiusamisvaba kool midagi, aga neil on see teistmoodi lahendatud. Ehk siis neil iga aasta valitakse välja õpetajad ja õpilased, kes ongi siis need turvamehed, need paariorganisatsioonis, et kui sind keegi kiusab, kui sul on mingi mure, sa pöördud selle õpilase juurde, et see oli nagu hästi vinge neil. Nii, ja siis see on siis see kokanduspool ja siis see on siis see teenindus, et see oli täpselt seal samas koolimajas. Saad kaubaladumist proovida, vaatad kuupäevasid, vaatad, ma ei tea, mis iganes, et siin olid nagu kaubad põhiliselt sellised keemiakaubad, toidukaupasid pigem minu meelest seal oli hästi vähe sellised kuivad toidud vist. Lisaks olid riided, et seal oli võimalik neid riideid sorteerida, puu peale panna, ja kassaaparaat. Ja kuidas neil siis see toimib, ongi see, et reedeti on neil kokkulepe, et koolis käivad nii lapsevanemad kui ka õpilased siin nii-öelda poes ja saavad ostelda. Need riided saavad nad läbi annetuste ja siis ongi nagu nii-öelda taaskasutuspood. Ja siis õpilased saavadki kohe kassaaparaati katsuda ja proovida ja nii edasi. Ja kõrvaklappidest on ka siin pilt, et ka see oli nii-öelda väikeklassides igal pool olemas, et kui sul on liiga suur müra või seda kuidagi vaikust, et siis on igal pool, igal õpilasel võimalik kõrvaklapid kohe endale võtta. Et selline vahva põhikool. Kolmapäeval läksime me siis Biooni, mis oli 20 minuti kaugusel rongisõiduga sealt Dijonist. Ja Bion on siis erikool ehk et kui eelnev kool oli siis nii-öelda põhikool, kus on väikeklassid, siis Bionis erikoolis olidki ainult nii-öelda õpilased, kes on väikeklassis. Et kokku erikoole Prantsusmaal on umbes 100, et selles piirkonnas, kus me käisimegi, oli see 1. Ja seal on siis, ongi siis 6. klassis alates õpilased kuni siis 19. eluaastani. Põhiliselt ongi seal kas siis autism, intellektipuue või dyspraxia neil. Ja kuna see asubki sellises väiksemas linnas, neil on ka majutus, et umbes pooled õpilased elavadki koha peal, kokku seal
koolis on 140 õpilast ja mis oli hästi vinge amet, on seal õpilasühiselamus, on üks isik, kes käib iga päev tööl niimoodi, et ta tuleb õhtul kella 10, magab seal ja hommikul kell 8 läheb minema, et lihtsalt käibki seal iga õhtu magamas, et selline tore töö. Ja seal koolis siis, kus on 140 õpilast, on neil 40 töötajad, nendest 20 on õpetajad ja siis ülejäänud 20 ongi administratsioon, tugiisikud, ma ei tea, koristajad, kokad ja nii edasi teised. Ja mis oli veel põnev, et seal oligi mitu maja, oligi see ühisõpilaselamus, koolimaja, kutsekooli osa. Ja siis oli üks osa, kus olid paaris majad, umbes 5 tükki neid oli ja seal paaris majades elasidki koolitöötajad, direktor, asetäitja, administratsioon ja siis kellel veel soov oli, et kohe seal samas elasidki. Ja kui nad nüüd lõpetavadki need õpilased selle põhikooli ära seal, siis nad jäävad tavaliselt 8 aastaks edasi tegema seda kutset ehk kui nad selle erikooli ära lõpetavad, neil on olemas põhiharidus ja siis kutse ka. Ja mida sai valida, veinitegija, betoontööd, florist, aiandus, maaler, puidutöö, plaatja. Et tüdrukud eelistasid seal florist, aiandus, veinitegija, poistel olid jah, sellised pigem betoontööd, puidutööd. Ja mõned pildid, et jah, et kuidas seal koolis, et siit me läksime sisse, et seal olidki need erinevad majad, ühisõpilaselamu pilt, et siin on 2 nad toas, laud on neil olemas. Lisaks ka see oli neil õpituba seal ühisõpilaselamus, et arvutid on olemas, laud, et kui sa ei taha oma toas õppida, võid sinna minna õppima. Ühe töötaja lammas või kes iganes seal oli, et hästi sõbralik, käis kogu aeg seal ringi, kõik õpilased silitasid teda, hästi tore tegelane. Klassiruumides on neil jah, lisaks klappidele ka sellised velotrenažöörid, et kui tunned, et oled liiga aktiivne, võid siis niimoodi raamatut lugeda, kirjutada, samal ajal siis vändata. Ja õpilastel oli ka enda initsiatiivil loodud selline puu, kus siis nad said panna klõpsuga kinni kõik mõtted, mis on negatiivsed, et siin on kirjas suitsiid, seal on kirjas kuskil oli, et hitt, et löömine ja kuskil oli ka kiri, et Johnny, palun lõpeta minu kiusamine, et ja kõik, mis on nagu negatiivne, nad panevad selle puu peale, siis pärast saadavad need mõtted minema, et siis ka selline hea väljendus. Ja mis puudutab siis seda kutse poolt, siis jah, siin on need venitegijatel võimalus, siin on see väike istandus neil, mis puudutab betoontööd, et siin on see nende tööruum. Aianduse omadel oli samamoodi, et nad erinevad lilled, mis nad siin ise kasvatavad, istutavad ja siis kohalik see pioonirahvas saab ka kord nädalas siia kooli tulla ja osta siis neid asju, mida siis õpilased seal kasvatavad. Siis siin nad istutavad midagi, ka kõik aed, kõik puud, kõik lilled, mis oli tehtud, olidki nende õpilaste siis tehtud. Siin olid see maalritöötuba, siin meie vahvalt poseerime. Nii, see oli siis meie 3. päev. 4. päeval me läksime külla ühte gümnaasiumisse. Et neil on seal niimoodi, et on võimalik minna lihtsalt, et neil on koolid, kus ongi ainult gümnaasium, aga neil on ka palju koole, kus on koos gümnaasium, kutsekool ja siis kutseõpe. Ja kutseõpe on ka siis see ongi 2-aastane, et põhihariduse baasil, et saadki selle kutse, et keskharidust ei saa. Ja see suur kool, kus me siis käisime, ta oli suurem, 1100 õpilast ja umbes 250 elasid siis koha peal, et seal oli ka ühisõpilaselamu. Ja õpetaja töötab Prantsusmaal 18 tundi nädalas. Ja kutseõppes siis need õpilased, kellel on ka siis vajavad rohkem tuge, said õppida selliseid töid nagu elektrika, automehaanika, metalltööd, ka sellised hambaarsti assistent, kokku oli neil kõige populaarsem, aga sinna on ka kõik ei saanud, et kes ei saanud, läksid üldjuhul peale seda kohe automehaaniku tööd või automaalri tööd. Praktika on neil ka väga suur seal, et esimesel aastal nad saavad kohe 12 kuni 14 tundi või nädalat ja nädalas peab tegema 22 tundi seda praktikat, et esimene aasta on märtsist maini praktika, teisel aastal on jaanuarist märtsini, sest et kevadel hiljem on neil ka mingid eksamid. Ja siis jah, seal kutseõppeklassides on tavaliselt kuni 12 õpilast ja seal oli näiteks üks õpilane, tal oli probleem tähtedega, tal oli raske lugeda, aga talle väga meeldisid numbrid, et ta tegelikult üldaineid, ütleme siis selline prantsuse keel, inglise keel, ta sai nii-öelda väikeklassis lihtsustatud meetodil, aga matemaatikatunnis ta näiteks käis tavaklassis, et ka sellised paindlikud võimalused.
Ja mis siis üldjuhul nendest õpilastest saab, kes selle kutseõppe lõpetavad? 10% läheb tegelikult absoluutselt tavakohta tööle, 10% leiavad endal töökoha, mis pakub tuge, 10%, et see oli nagu selline kahtlane asi, nad täpselt ise ka ei osanud selgitada, service, mis iganes see on, et see on umbes nagu nad tõid näiteid alternatiiv, et kui sa ei taha minna või kui sa ei saa minna sõjaväkke, et siis sa saad minna mingi sarnasele mingile tegevusel, nagu see on nagu vabatahtlik tegevus, aga samas ta ei ole vabatahtlik, sest nad saavad seal umbes mingit tasu 600 kuni 800 eurot. Et see ongi selline mingi ala nagu vabatahtlik, mingi lihtsam tegevus, aga mitte päris vabatahtlik, sest saad tasu ja ta on kuni 25. eluaasta noortele siis suunatud selline tegevus. Mõned jäävad koju neist, 30% läheb õppima taas sinna samma teisele ametile, näiteks ei saanudki, kõigepealt läksingi automehaanikuks ja nüüd saan siis lõpuks lähen kokaks, et seda teevad päris palju. Ja osad lähevad siis ESAT-isse. ESAT-it me külastasime peale lõunat sama päev, et seda ma siis räägin, mis see ESAT neil veel oli, spetsialiseerunud töökoht. Aga seal koolis et siin on mitu maja, erinevad tööruumid, mida nad siis said külastada. Mis mulle seal koolis ei meeldinud, oli see kole koridor, et see meenutas nagu, ma ei tea, mingit haiglat või ma ei tea, see oli kuidagi hästi kahtlane mu jaoks. Nii, ja siis koolis olime ära, kõik oli tore, siis läksimegi sinna ESAT-isse. ESAT-is me sõime oma lõuna, selle lõuna valmistasid meile siis erivajadusega inimesed, kes siis serveerisid, ise tegid seda, ka kassa peal olid nemad, ka koristasid seal nemad, ehk siis see oligi selline suurem organisatsioon, mis pakkus tööd erivajadustega inimestele. Prantsusmaal on neid kokku 1400 ja annab see tööd umbes 12 000 inimesele. See, kus me käisime, neil oli siis seal umbes 200 inimest tööl, neid 141 oli erivajadusega ja tööd siis saigi, et köögipoolel fotoraamide tegemine, riidetrükk, aiandus, pakk ja sorteerija, reklaamitrükk, et kõige rohkem inimesi neil töötaski riidepuu sorteerijana, sest see on selline monotoonne töö, mis hästi paljudele sobib, et sa teedki lihtsalt ühte sama asja, sa ei pea mõtlema, pingutama ja päris paljud neil pooled töötajad umbes töötavad tegelikult osakoormusega seal, aga muidu on töönädal neil 35 tundi. Ja hästi palju sotsialiseerumist on neil, et nad käivad ühisüritustel, grillpidudel, võistlused, neil käivad külalised, et hiljuti käiski hambaarst, rääkis suuhügieenist, diabeediõde rääkis toitumisest ja nii edasi. No ja mõned pildid, et mis nad siis teevad, pakendavad, siin olid need fotoraamid, siin nad teevad neid karbikesi, fototrükimasin, et selliseid logosid näiteks teevad pusadele, pluusidele, siin nad sorteerivad neid riidepuid, et see trükiseid trükivad, siis ongi, et üks teeb karbi valmis, teine teeb sinna kleepsu peale, pakendavad mingeid asju, et sellised lihtsamad tööd. Ja reedel siis me kõigepealt hommikul külastasime noorte maja, kus siis töötab kokku 16 töötajat, erinevate ametinimetustega, õde, psühhiaater, psühholoog ja kõige rohkem olid kuulajad. Me ei osanud täpsemalt seda võib-olla tõlkida, aga oligi active listener, mis iganes, kes iganes see peaks olema. Niimoodi nad ennast nimetasid ja nad ongi koha peal ja neil käivad lihtsalt noored ja nemad, kui nad tulevadki nüüd murega, et mida edasi teha, kui õppimist, nad saadavad nad siia joosse. Aga põhimõtteliselt nende mured on ikkagi vägivald, lahkumine, vägistamised, enesetapp, depressioon, toitumine, kõik sellised psühholoogilised. Ja viivad ka läbi töötuba nii vanematele kui õpilastele just sellised psühholoogilisele tasemel. Ja ise töötajad saavad siis 2 tundi koviisioonis ja supervisiooni lisaks. Ja mis mulle võib-olla seal kõige rohkem meeldis, uus meetod, mis ma siis enda jaoks võtsin kaasa, ma olen ka seda juba 2 korda proovinud, enda töötubades väga hästi toimivad. Soojendusharjutus, mul on alati olnud nendega probleem, sest mul enamus ei lähe käima või kuidagi ei toimi, aga kuna see mulle endale väga meeldis, siis on see ka mu töötuba osalejatele meeldinud. Kus sa siis peadki mõtlema enda kohta 3 fakti, kus 2 on tõesed ja 1 on väär. Mina enda kohta ütlesin, mu lemmiksöök on kala, olen elanud 1 aasta Istanbulis, mul on kodus 2 kassi, et siis võite ise arvata, mis siit võiks vale olla, kes mind võib-olla rohkem teavad minu kohta, aga teistel on päris põnev arvata ja ma töötoas teengi tööturu teemal siis, et näiteks olen töötanud, ma ei tea, seal olen õppinud seda ja hobi on see, et väga-väga meeldib ja siis kohe tekib selline suur side nende inimeste vahel, kes seal töötoas ka on. Vot nii. Ja siis ongi aitäh.
mis see vale siis oli? No aga arvake siis. Kala ei meeldi sulle? Ja kui ma seda seal ütlesin, nad ütlesid, et nad said selle järgi aru, siis ma ütlesin seda sõna kala, ma ütlesin sellise rõvedusega, et nad ütlesid, me saime kohe aru, et see kala peab olema hobusevale. Väga vahva. Ja Dijon siis, jah? Et saime kõike selles osas väikse teadmise. Aga väga põnev kogemuse jagamine jälle ja mul tuli meelde kohe enda see esimene akadeemia, kus ma käisin Taanis ja erikoolis ja erikooli õpilased ise kasvatasid toitu ja tegid meile toitu ja kuidagi mul tuli siuke mõnus meenutus oma esimesest akadeemiast ja siuke soe tunne sisse. Aga küsimusi Olgale? Mul ei ole küsimus, ma hakkasin kaasa mõtlema, et vaata, ma teen need ettevõtlusgrupid Töötukassas ja need ettevõtjad, kuidas tööturu vajadus ja nii edasi, see turuanalüüs. Ja sa mõtle, et miks meil ei ole mingi lihtsalt nagu pimedate massaažid juba on olemas, miks meil sööklat ei saaks olla, kus ettevõte saaks palun minu arust nii hea äriidee, et ma hakkan siis seda propageerima, äkki keegi teeb ära. Nii. Keegi veel midagi küsida? Ma juba panin enda slaidi ette, ma ei tea, kas te näete. Näete minu slaidi? Jaa. No nii. Aga kui küsimusi ei ole, siis ma lähen edasi. Ja mina siis käisin üsna värskelt. Käisin siis Norras, tulin tagasi veidi vähem kui nädal aega tagasi, ehk siis reedel ja õpiränne siis keskendus, püüdsin ka tõlkida tulevikuvõimaluste avardamisele, kvaliteedile, võrdsetele võimalustele üle terve elukaare siis pakutavate karjääriteenuste valguses ja sealhulgas siis olid teemaks ka poliitika, eetika ja praktilised lähenemised karjääriteenuste pakkumisel. Ja päris suur väljakutse oli teile siis kokku panna seda, millest teile rääkida. Ja osalejad olid siis 11 osalejat 9 riigist ja nii nagu sellised õpirände või vähemalt minu akadeemia kogemused ütlevad, et siis karjäärispetsialistid on tohutult soojad ja südamlikud inimesed ja see grupp esimesest hetkest oli hästi naerusuine, hästi ühtehoidev, nii nagu siin pildil näha on. Ja programmist siis selline põgus ülevaade. Alustasime oma siis õpirännet kõrghariduse ja oskuste ametis karjääriteenuste osakonna tegevustega tutvumisega ja sealhulgas siis tutvustati meile erinevaid digitaalseid lahendusi, selliseid veebilehti, chatil põhinevaid lahendusi. Neil on üsna sarnane veebileht nagu Minu karjäär. Siis on neil eraldi selliseid haridusvõimalusi ja ameteid tutvustav veebileht, et ma need lingid lisasin ka siia esitluse lõppu, et kui pärast on ettekanded kättesaadaval, et siis saate ka sealt klikkida. Siis anti ülevaade riiklikust kvaliteediraamistikust, millest ma täna pikemalt ei räägi, sest kui te vaatate eelmise aasta akadeemia ampsusid, siis seal Margit ja Ruta seda ka avasid. Et täna ma keskendun teistele teemadele. Ja selle kvaliteediraamistiku puhul on siis ka põnev see, et sellel on ka enda toetav lehekülg siis spetsialisti vaates, et spetsialist siis, kuidas spetsialist saab enda omaks selle kvaliteediraamistiku teha erinevate ülesannete kaudu, erinevate harjutuste kaudu, erinevate videode kaudu, kus on nõustamise näidissessiooni filmitud. Et selline toetav materjal on ka loodud. Siis külastasime regionaalsed karjäärikeskust, et regionaalsed on neil karjäärikeskused, piirkondlikud ja saime ülevaate selle tegevustest ja siis need piirkondlikud karjäärikeskused tegelevad siis inimestega, täisealistega ehk siis alates 19. eluaastast.
Ülikoolis käisime Trammenis, saime ülevaate siis karjäärinõustamise alasest magistriõppeprogrammist, et Norras on siis tõesti ainulaadne ja suurepärane võimalus õppida päriselt magistriõppes karjäärispetsialistiks ja seda saab siis teha 2 ülikoolis, nii Trammenis kui Lillehammeris ja käib see sama õppekava alusel. Siis oli üks osa oli töövarjutamine, kõik käisid erinevates kohtades töövarjutamas. Mina siis käisin seal samas Trammenis karjäärikeskuses, saime veel lähema ülevaate sellest nõustamistegevusest sealt nõustajatelt ja siis sain varjutada ühte karjäärinõustamist siis Eritreast pärit noormehega ja seda ma natuke siin pärast puudutan veel. Ja karjääriteenuste ja vähemuste teema siis oli samuti ühel päeval fookuses. Ja asukoha mõistes siis liikusime päris palju rongiga erinevate linnade vahel, et olime siis alustuseks Oslos ja siis pärast liikusime Trammeni ja Kongsbergi vahet, kus siis olid erinevad asutused ja ka meie peatumiskoht. Nii. Aga esimesel päeval, kohe minna praktiliseks, esimesel päeval siis saime lisaks sellele, et me alustasime skaaladega, mis on meile karjäärispetsialistidena üsna sellised klassikalised vahendid, siis ühe ülesandena saime võtta paari ja siis intervjueerida oma kaaslast. Ja siis selline käe nii-öelda metafoor on ka meile paljudele ilmselt karjäärispetsialistidena tuttav ja erinevaid teemasid, tugevusi, arengukohti ja mis iganes saame me selle käega ju kasutada, aga seal siis oli lahendatud see nii, et see on nii-öelda intervjuu aluseks 5 erinevat küsimust ja siis intervjueerid oma kaaslast 10 minuti jooksul ja siis tutvustad teda pärast. Mitte ei tutvusta siis ennast, vaid tutvustad seda kaaslast, keda sa intervjueerid ja räägid siis sellest, mida sa intervjuul kuulsid, ehk siis tutvustad, kes ta selline on, millised on need 1-3 sõna, millega teised inimesed teda kirjeldaksid, mis on see koht, kus ta soovib olla, kes on see oluline inimene tema elus, kes talle esimesena meelde tuleb, kui sa talt seda küsid, kus või kes ta siis soovib olla 5 aasta pärast ja siis ka 1-3 sõna, mida ta ise arvab, et milles ta on hea. Ja karjäärispetsialistina ma usun, et siin mina näen küll võimalusi nii individuaalses töös kui ka gruppidega töös, et seda kasutada ja erinevaid karjäärialaseid kompetentse kenasti arendab. Ja siia neid küsimusi võib ju ka ise juurde mõelda või neid muuta. Aga liigun edasi, et üks oluline teema oli siis meie õpirändes ka mitmekesisus ja arutlesime päris sisukalt selle üle, et mis see mitmekesisus siis on ja milline on see mitmekesisus mitmekesisuse sees ja kas siis terminid vähemus ja enamus on üldse täna päevakohased. Ja siis, kui me vaatame seda pilti, et kui me räägime erilisusest või erivajadusest või mitmekesisusest ka, et siis sageli meil tulevad nagu silme ette siuksed päriselt nagu erivajadused või füüsilised, vaimsed puuded, aga just ka see, et mis see selle mitmekesisuse sees siis päriselt on. Et meie kõik ju oleme mingis kontekstis erilised. Ja tõesti siis, et kas see vähemus ja enamus terminitena siis toetavad seda teeotsijat. Miks see teeotsija siin terminina on, siis nemad ei kasuta oma karjäärinõustamise siis terminit klient, vaid kasutavad terminit wayseeker ehk siis teeotsija. Ehk nad räägivad alati mitte kliendist, vaid wayseekerist. Ja siis samamoodi, et kas see vähemus, et kui me mõtleme kellegi peale, et ta on vähemus,
või enamus, et kas siis see toetab meie versus nemad lähenemist. Ja tõesti see, mis ma siis juba nagu mainisin, et kas me mitte kõik ei ole mingis kontekstis vähemus. Et kui me seal enda peale mõtlesime selles kontekstis, siis kõige lihtsam muidugi oli näha, et kui me seal õpirändes oleme, siis et meie riigi taust või see, kust me sinna tuleme, siis see teeb meid seal selles grupis vähemuseks, sest enamusi meid oli ju üks. Ja meeste osakaal näiteks oli väike, et nemad olid seal vähemuses ja sellised pooled on ju. Et just nagu näha seda nii-öelda erilisuse või mitmekesisuse väärtust. Et selles on tõesti suur väärtus. Ja meeldega tuletada, et mis mina ise sealt kindlasti nagu, või mis minu enda mõtteviis on ja mis seal sai jälle sellist nagu mõnusat koos arutelu põhjal kinnitust, et näha ka seda, et kelle jaoks see on vähemus, et kui minu jaoks see miski erilisus on vähemus, siis selle inimese kontekstis ta võib olla enamus. Et mõista ka seda, et milline see kliendi kontekst on ja vaadata seda perspektiivi ka sealt poolt. Mis on meie karjäärinõustamise puhul üks baasilisi teemasid. Ja siin siis tõesti veel see, et me seda mitmekesisust ei peaks ainult tolereerima, et see ei peaks olema midagi, mida tolereerida, vaid midagi, mida tõesti väga väärtustada. Ja ka tänapäevased sellist tervist edendavad ja tervist edendav töökeskkond on ju sealhulgas ka suur teema, seal on vaimne tervis, et inimesel on hea olla, siis need töökeskkonnad ja kogukonnad tõesti väärtustavad seda mitmekesisust ja inimese kaasatust, igasuguse inimese kaasatust ja seda, et kõik inimesed on teretulnud ja neile on midagi pakkuda. Ehk siis see teema oli üks oluline teema, mis meil viimase päeva sisustas. Ja see kuidagi oli põimitud sellise mõnusa lustlikkusega, et kui siin Eurovisiooni teema käis Anastasia videost läbi, siis meie ettekandja peale kohvipausi pani ka käima Eurovisiooni loo ja kuna tema nägemusel võidulugu ei olnud väga lustlik, siis tema pani käima Tommy Cashi ja siis me kogu grupiga pluss korraldajad siis tantsisime lõbusalt selle saatel. Et see oli päris lustlik ja vaimukas. Ja igaüks tantsis täpselt nii eriliselt, nagu ta on. Nii. Ja siis minul oli võimalus tõesti varjutada siis nõustamist ühe värskelt piirkonda elama tulnud sisserännanuga ja siis üks suur osa selle nii-öelda karjäärikeskuse, piirkondliku karjäärikeskuse tööst on ka töö sisserännanutega ja sellest tulenevalt ma siis mõned faktid ka siia välja tõin, et tõesti sisserännanutel on õigus ja kohustus osaleda karjäärinõustamisel ja ukrainlaste puhul on siis seal erisus, et kuna alates 2022. aastast on 80% sisserännanutest ukrainlased ehk siis üle 90 000 inimese, siis nende puhul on erisus, et neil on küll võimalus, aga neil ei ole seda kohustust, aga kõigi teiste puhul siis see karjäärinõustamine on kohustuslik ja siis varases etapis ehk siis esimese sisseelamise 3 kuu jooksul, kui nad vahetavad piirkonda, siis nad jälle lähevad siis uude karjäärikeskusesse samamoodi esimese 3 kuu jooksul karjäärinõustamisele. Ja seal siis karjäärinõustamisel kaardistatakse sisserändaja haridus ja töökogemused ning oskused, tagatud on tõlketeenus. Karjäärinõustaja saab siis tellida endale tõlgi, kas koha peale, veebi vahendusel või siis telefoni teel tõlgi, et minu kogemuse puhul siis oli tegemist Eritreast pärit 21-aastase noormehega, kellel oli 8 klassi haridus, ta ei osanud ei inglise ega norra keelt ja nõustamine toimus karjäärikeskuses koha peal, aga tõlk oli siis telefoni teel.
ehk siis läbi telefoni tõlkis nii noormehe kui nõustaja siis teksti ja vahendas neid omavahel, mis oli päris põnev kogemus. Ja siis jah, need piirkondlikud karjääriteenused pakuvad sisserännanutele nõustamist ja teevad siis kokkuvõtte kohalikule omavalitsusele, et kohalik omavalitsus siis oskaks sisserännanud paremini toetada. Ja siis, kui ei ole sisserännanul kooliharidust või on tal see väga vähene, siis keskendutakse baasiliste oskuste tugevdamisele ehk siis lugemine, kirjutamine, rääkimine, baasmatemaatilised oskused ja digitaalsed lahendused. Et nii nagu ma mainisin ka, siis selle noormehe puhul tõesti oli 8 klassi haridust, arvutiga ta poolt kokku puutunud, nutitelefoniga oskas töötada ja keeleoskust, siis kohaliku keeleoskust, inglise ega norra keeleoskust ei olnud, aga sai kenasti nõustamine toimuda tõlgi abiga. Ja mis selle nõustamise puhul oli minu jaoks selline hästi toetav aspekt oli see, et neil tõesti oli kõikide riikide kohta, kes neil siis on nõustamisel käinud, loodud selle karjäärikeskuse enda poolt loodud siis toetav materjal, ehk nad võrdlesid selle riigi haridussüsteemi ja kohaliku haridussüsteemi ja läbi selle siis selgitasid talle, et milline su haridus tänaseks on ja kus sa siin riigis selle tasemega siis asetud. Et see oli üks väga toetav materjal või selles suhtes selle nõustamise käigus ja nõustaja täpselt valis sealt selle riigi, kust noormees on tulnud ja sealt kaudu siis toimetas, et see oli tõesti väga toetav. Ja siis kasutas selliseid klassikalisi nõustamise vahendeid ka, et kasutas näiteks seal seda skaalat või elujoont, et kus ta siis parasjagu on, milline ta see haridustase on, kuhu ta tahab jõuda ja seal elujoone peal siis märkis selle ära, et see on ainult pisike jupp ja vaata, kui palju sul veel on minna, palju siin on seda tööealist elu ja kus see pension hakkab, et seda näidata, et mõnes mõttes noore inimese jaoks need õpingud, näiteks 4 aastat, tunduvad nii pikad, aga kui ta selle pika elujoone peal seda väikest lõiku näeb, siis see tundub oluliselt vähem ja toob teise perspektiivi. Ja üks põnev asi, mida mina varem ei olnud kasutanud, oli, mida see nõustaja kasutas ja ta ütles, et ta kasutab seda praktiliselt iga nõustamise puhul, oli aastaring, mis jällegi toob selle perspektiivi, et kui me siin oleme näiteks maikuus selle noormehega olime, et siis millised on su plaanid, millal sul hakkab sisseelamist toetav programm, kui pikalt see kestab, millal või sa tahad kooli minna, millal kooli kandideerimine algab, et ta näeb siin nagu aastaringi peal, kui palju tal on veel selle järgmise etapini aega, kas on veel minna või peab juba tegutsema hakkama. Ja selle aastaringi peal ta siis planeeris neid etappe ja näitas nagu visuaalselt, ta joonistas selle nagu paberile ja näitas visuaalselt siis seda, kus me täna oleme, kuhu sa soovid jõuda ja kui pikk maa sinna on ja mis vahepeal siis peaks veel toimuma või millega vahepeal peaks veel tegelema. Et selline visuaalne materjal oli tema puhul nõustamisel hästi toeks. Siis mida ka Margit ja Ruta eelmine aasta näitasid ja mida ka Monika juba täna näitas, siis erinevate kontekstide, karjääriõppimise erinevate kontekstide siis selline mudel on pärit Norrast ja on üks nende kvaliteediraamistiku osasid ja seda nad hästi palju nõustamisel kasutavad. Nii reflektsiooni kui ka tegevust toetava mudelina ja tõesti neid, ma pikalt ei hakka sellest rääkima, kuna see täna juba käis läbi, aga neil on põrandale prinditud sellised kleepsud,
Inimene saab liikuda nende peal, et see selline vastandite ja polaarsuste ja dilemmade kasutamine nõustamises on nende jaoks väga tavapärane ja igapäevane. Et tõesti mõelda selle peale, et millised on need minu soovid ja mõtted, milline on kontekst mu ümber ja vaadata neid vastandeid ja polaarsusi seal nõustamisprotsessis. Ja visuaalselt ka jällegi toetav. Nii. Ja üks tore asi, mis oli kõikide nõustamisruumide ja karjäärikeskuse seinal oli kenasti ära raamitud, oli selline kliendile mõnes mõttes antav lubadus, et klient saab päriselt olla kindel, et ta on kompetentse spetsialisti kätes. Üheskoos töötatakse selle nimel, et klient saaks kliendi parimates huvides, klient saaks parima tulemuse. Et siis nõustaja tõesti austab ja hindab selle kliendi situatsiooni ja olukorda ja konfidentsiaalsus on tagatud. Ja tõesti, et see nõustaja on tõesti huvitatud sellest inimesest ja tema kohta teada saama ja teda toetama ja tahab talle parimat. Et see oli selline armas, et kui inimene, me küll räägime, aga et inimesel on ka silme ees kogu aeg need lubadused, mis on ju ka meile väga aktuaalsed nõustamistel. Ja võtan kaasa faktid ei tahtnud kuidagi ära mahtuda, aga ma ei tahtnud ka midagi maha võtta. Ehk siis kindlasti see, kuidas Norras kogu süsteem oli korraldatud. See riiklik kvaliteediteenuste raamistik pani minu silma särama, sest see on täiesti põhjalik ja läbimõeldud ja nad arendavad seda järjest edasi, et see spetsialistile toetavamaks teha ja erinevaid toetavaid tegevusi, videomaterjale ja nõustamise näidiseid sinna juurde. Siis see, et karjäärispetsialist on päriselt koolis koha peal olemas, et on piirkondlikud karjääriteenused inimestele lähedal ja kättesaadavad. Ja need piirkondlikud karjäärikeskused siis toetavad ka koolis töötavaid spetsialiste muu hulgas. Et nad ise küll õpilastega ei tegele, aga õpilasi toetavaid nõustajaid toetavad. Ja see, et koolis on päriselt õppeaine 110 tundi 3 õppeaasta jooksul, siis saab seda jagada. Et see on miski, mida meil täna ei ole, mis on ka meie unistus, vähemalt minu. Ja magistriõppekava siis tõesti karjääri spetsialistidel võimalik ette võtta. Ja saab alati praktilisi lähenemisi. Mind huvitas ka see, kuidas teine riik õpirännet korraldab. Rahvusvahelise võrgustiku laiendamine, mitmekesisus, selle hindamine, väärtustamine ja läbi selle siis arutamine kaaslastega, riikide sarnasused, erinevused, tõesti see sarnased rõõmud, sarnased mured, värske perspektiiv sellele, kui hästi meil tegelikult on või et ei ole hullu, kui on mõni murekoht, et ka teistel on sarnased mured. Ja kindlasti see erialase inglise keele praktika. Et kaasa võtta on akadeemiast alati väga palju ja need inimesed ja see grupp tõesti oli ka fantastiline nii korraldajate kui osalejate näol. Mõned viited, mida saab siis pärast vaadata, kui need materjalid on kättesaadavad, aga siis erinevad veebilehed panin siia ka juurde. Nii minu ettekande poole pealt kõik. Kui mulle on küsimusi, siis olen valmis neid ootama ja vastama. Aga kui ei, siis teen ka väikse tagasiside küsitluse järgmise slaidi peal. Kuidas on? Kas on küsimusi? Ma ei näe teid praegu. Mul tekkis kohe huvi,
kuna see konteksti ja need vastandid ja kõik need, et kuidas nad seda igal pool kasutavad, et mul tekkis ka huvi, et tahaks minna ja rohkem teada saada sellest. Ja selle kohta, kuna ta on algselt Norra materjal on ju, siis selle kohta kindlasti on seal veebilehtedel, eriti siis selle karjäärispetsialisti toetav veebileht ja siis seda kvaliteediraamistikku tutvustav veebileht, siis seal on põhjalikumaid materjale. Ja osaliselt on seal ka inglise keelde tõlgitud, et nad tegelevad sellega, et rohkem seda veel inglise keelde tõlkida. Neil on päris hea kodulehekülg, et isegi kasutad seda Google Translate'i tõlget, siis saab päris palju, päris sügavale sai minna juba eelmisel aastal, et kindlasti nad on edasi liikunud ja veel täiendanud, aga ma linkasin siia ka need eelmise aasta salvestused, et kus me Rutaga siis selle mudelile natuke rohkem keskendusime, nii et aga see oli ka hästi haarav esitlus. Aitäh sulle, Liis, et tore on näha kohe, et isu tekkis järgmiseks aastaks. Nii et muidugi. Akadeemia on natuke nagu nakkushaigus. On. Nii et olge te hoiatatud. Kuigi ma kahtlustan, et väga suur osa täna siin olevatest inimestest on käinud, aga saab oma nii-öelda sihti timmida, et mis järgmisena. Ja kindlasti selle nimel töötame. Ja nii, aga kui küsimusi rohkem ei ole, siis slaid on juba ees ja saate jagada oma nii-öelda inspiratsiooni või mõtteid, mida te tänasest kaasa haarate. Ja ma liigun siit nüüd välja ja teen lahti Menti. Ma loodan, et enamus teist, aga kohe, kui ma teen Menti lahti. Siis nii, kohe. Jagan teiega ka Menti vaadet, sest juba vastuseid tekib. Ja nii, kas te nüüd näete vastuseid, mis kaasa võeti või mis teie ise kaasa võtate? Kindlasti soovitakse veel osaleda. Et kui keegi veel ei jõudnud sisse, siis siin üleval on ka see kood. Et saab veel vastata. Erinevaid meetodeid. Norrasse sihitakse inspireeriv äratundmine, AI-d, mind samamoodi väga see AI inspireeris, et selle kohta veel rohkem teada saada. Siis silmad säravad, nii nagu ma ütlesin, siis see on nagu nakkushaigus või sõltuvus, et kui ühe korra käid, siis tahad aina veel ja veel rohkem teada saada. Siis tänutunne ja inspiratsioon, AI, pildid, armas koerake töötaja, et AI, siuke inspiratsioon ka, et AI-d veel rohkem kasutada. Ja mitmekesisus kaasamine tähtsate teemadena just tõesti, et eks me kõik seda teame, aga veel rohkem sellest teadlikud olla. Ja endaga kaasas hoida. Ja siis akadeemia võimalused õppida kogemustest teistelt. Põnev kuulata igas riigis oma eripära, et tõesti iga akadeemia on nii erinägu ja alati iga kord ka erinägu, isegi kui teema on sama, sest inimesed on ju need, kes toovad ka oma selle konteksti sinna, oma küsimused, oma teemad, oma kogemused lauale. No nii. Nüüd ei taha mul liikuda siit edasi. Aga tohutult palju on kaasa võtta ja meie aeg on ka läbi. Ja mis ma tahan öelda veel, ehk siis panen ette ka viimase slaidi, on see, et sügisel on akadeemia ju taas tulemas. Kandideerimine järgmiseks kevadeks ehk siis usinat kandideerimist uueks aastaks.
ja siis kellel ei õnnestu ise osaleda, siis Akadeemia ampsud järgmisel aastal loodetavasti ikkagi tulevad ka, et siis innustame osalema kas või ampsudel, sest inspiratsiooni saab ka siit palju. Aitäh teile kõigile, nii esinejatele kui kuulajatele. Aitäh, ilusat nädalavahetust. Suur tänu kõike. Ja ilusat nädalavahetust tõesti, päikeselist ja sooja. Head aega. Aitäh. Lõpetan salvestamise.